kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Ma pidin kohe mõtlema, mis ma ütlen, sest tavaliselt ütleb seda Sirli, aga täna Sirlit siin ei ole. Need, kes pildiga vaatavad, need näevad, et siinpool mikrofoni istun hoopis mina, Signe, tere. Ja teisel pool mikrofoni istub Eva, tere. Eva, kas sa oled ennem ka meie podcastis käinud? Olen. Sama koha peal istunud. Sama koha peal, jaa, aga mitte minuga. Sirliga. Sirliga. Ma jälle teist korda üritan Sirli suuri kingi täita. Vaatame, kuidas see meil välja tuleb. Ja kuigi Sirlit meil täna siin ei ole, siis Sirli jättis meile siuksed ümbrikud, mis on täis igasuguseid küsimusi. Nii et me ise ei juhi saadet. Sirlit pole küll siin, aga salamisi juhib ikkagi tema kogu podcasti. Aga Eva, kas hakkame kohe küsimustele vastama või sa tahad rääkida midagi ennem veel? Vaatame küsimusi. Vaatame küsimusi. Ma olen nõus. See on väga pinev hetk praegu. Ahaa. Kas sa tahad alustada vastamisega? Kas me alustame lõpust või algusest? Alustame lõpust. Ma esitan sulle kõige esimesena kõige viimase küsimuse. Mida soovid, et kõik maailma inimesed mänguteraapia kohta teaksid? Ma vist alustaks sellest, et see, mida ma soovin, et kõik inimesed maailmas mängimisest teaksid, siis see on üks kõige olulisem, mitte töövahend, ta ei ole isegi töövahend, mis ta on. Kõige olulisem asi üldse, mida teha selleks, et millestki aru saada, midagi õppida ja katsetada ja proovida ja mõista. Ja ma arvan, et mänguteraapia on sellise mängimise nagu kõrgklass, et mäng kui tervistav ja toetav vahend on viidud veel kõrgemale tasemele, kus siis mille läbi on võimalik toetada lapse heaolu ja arengut parimal võimalikul viisil talle kõige omasemal meetodil. Aga kui ma nüüd küsin nagu siuke täitsa tavaline täiskasvanu, aga kuidas sulle tundub, et kas inimesed teavad üldse mängu kohta piisavalt või mis asi see mäng üldse on? Sest ma võiks ju öelda, et see on nii tavaline asi, seda teevad lapsed iga päev ja see on nii loomulik, et miks me peame üldse sellest rääkima? Sellepärast, et tänapäeva maailmas oleme me kuidagi vähendanud mängu võlu ja jõu sellele, et mäng on lastele omane, sobiv hea, mis iganes, ajaviiteviis ja selline hea omavaheline normaalne, mis iganes, olemise viis on ju. Aga me unustame ära selle, et mida mäng tegelikult tähendab ja mis on selle olulisus ka evolutsiooni seisukohalt kõigi imetajate ja ka mitte ainult imetajate, vaid ka osade roomajate ja paljude teiste tegelaste jaoks. Et mäng on oluline ellujäämiseks ja hakkamasaamiseks ja kohanemiseks erinevate uute olukordadega. Ehk elu endaga. Ma arvan, et see küsimus, mis ma nüüd küsin, et sellele kõik juba vastust teavad, aga räägi ikkagi sellest, kas sulle tundub, et lapsed saavad praegu vähe mängida ja võib-olla, et kuna me juba aimame, et ilmselt saavad, et milliseid mänge sinu arvates nad saavad vähe mängida või milliseid mänge nad võiksid saada rohkem mängida või mis on need mängud, mis võiksid last siukses teraapiavälises keskkonnas siis kõige rohkem toetada? Ma arvan, et lastel jääb kõige rohkem võib-olla puudu erinevatest kogemustest, et me sinuga siin ju ka varem arutasime ükskord seda just, et erinevad sellised sensoorsed kogemused õuetingimustes näiteks, et kus ongi võimalik seista porilombis ja lasta varvastel lirtsuval mudal seal varvaste vahel olla ja sellised loomulikud kogemused, mis paljude varasemate põlvkondade jaoks olid nagu elu osa ise, on ju. Et neil jääb võib-olla vajaka sellistest kogemustest, mida nad siis kas ei oska otsida või kompenseerivad kuidagi teistmoodi, aga ma arvan, et neil tõenäoliselt jääb puudu ka sellisest, mitte et varasemad põlvkonnad oleksid saanud oma vanematega mängida,
aga me teame, kui oluline see on ja seda ei ole kunagi liiga palju, et lapsed saaksid oma vanematega mängida enda juhitud mänge. Et mitte kodust mänguteraapiat, et seda pole võimalik teha, aga just see, et lapsed saaksid vanematega mängida nii, et see neid toetaks ja nende arengut toetaks ja oleks selline tore koosolemise viis, ja seal on ju võimalusi müramisest, ehitamisest, madistamisest kuni ka sellise armsa, hella, lihtsalt sooja koosolemiseni. aga kuidas sulle tundub nende ohtlike mängudega, mida me saame õues mängida, seesama pori sees lirtsutamine võib-olla ei tundu väga ohtlik, ta lihtsalt on ebamugav, sest ta teeb lapsed mustaks, aga märjad kivid, turnimisplatsid, mis ei ole alt mulčitatud, ehk siis täitsa tavalised puud, mille otsa ronida. Kuidas sulle tundub, kas lapsed neid saavad praegu piisavalt teha? Kui nad oma pead on, kui nad on järelevalveta jäetud, siis nad tihtipeale tegelikult ju teevad neid nagunii. Ja siis, kui välja tuleb, et midagi juhtus, siis nad saavad selle eest veel riielda kah. Aga ilmselgelt lapsed oma mitte täiuslikuks, vaid täielikuks ja terviklikuks arenguks vajavad seda, et nad saavad võtta riske, et nad saavad eksida, et nad saavad katsetada, et nad saavad kukkuda oma põlved katki. Ja loomulikult hea on, kui keegi nüüd ennast nagu väga tugevalt ei vigasta, on ju, aga see, et sa kuskilt saad mingisugused sinikad ja kriimud-kraamud, see käib elu ja kasvamise juurde ja see on normaalne ja lapsel ei areneks iial kõhutunnet ega ohutunnet ju, kui ta ei saaks katsetada, proovida ja ei saaks eksida. Et kõikvõimalikud turnimised, mille jaoks see veel on ju vajalik, et lihased areneksid, et tasakaalutunnetus areneks, et jah, neid asju on mõistlik teha loomulikult võimalikult turvaliselt, aga see, et me peame lapsi vatises hoidma ja kõik asjad peavad mulčitud või kummitatud olema selle jaoks, et nad jumala eest haiget ei saaks, siis vabandust, on ju, et me võtame ära neilt tegelikult võimaluse kogeda seda maailma nii, nagu see on. Et ma saan aru, et see maailma kogemine tegelikult lapsel esmalt käibki läbi keha, läbi iseenda keha, mitte läbi abstraktsete käskude, keeldude või isegi väga heatahtlike õpetuste, et see võib sulle ohtlik olla. Et laps ilmselt ei taju sellel hetkel, et see on ohtlik enne, kui ta on libisenud märjal kivil või kuskilt natuke kõrgemalt alla kukkunud, mis ei ole tema jaoks eluohtlik, aga võib tekitada talle mingil hetkel natukene valu. Just. Et eesmärk ei ole ju see, et me võtame lapse käe ja paneme kuumale pliidiplaadile, on ju, aga kui laps triigib taskurätikut, on ju, ja kogemata läheb enda sõrme vastu, ta tõenäoliselt enam rohkem seda viga ei tee, on ju, et ta on järgmine kord ettevaatlikum ja vaatab, et ta ei kordaks seda, sest see oli valus. Et sellised väikesed õppimised, see, kui keegi sulle seda ütleb, kui väga me õpime teiste vigadest. Me võime ju maailma kõiki tarkusi ja kõiki ohte teada. Me tegelikult saamegi ainult lapse ära hirmutada või siis ongi see, et nad ei kuula ei usu ja ei saa aru tegelikult, millest me räägime. Et see kogemus tuleb ikkagi ju läbi iseenda. Aga kui sa saaksid öelda nüüd mänguteraapia kohta, võib-olla sul on 3 sõna näiteks. Mis eristab siis seda mänguteraapiat tavalisest mängust, nii-öelda tavalisest mängust, et mis on need näiteks 3 asja, mis sa tahaksid, et kogu maailm teaks siis mänguteraapia kohta? Kas seda on üldse võimalik 3 sõnaga niimoodi kokku võtta või sul on võimalik see lausa 1 sõnaga kokku võtta? Ma arvan, et me peame seda sinuga natuke arutama, sellepärast, et need küsimused anti meile mõlemale. Jah, anti. Nii et ma küsin kohe sinu käest nüüd vastu seda sama, et kas sa oskaksid ütelda neid 3 sõna näiteks? Mis teeks mänguteraapiast erilise mängu? Miks ta ei ole nagu tavaline mäng? Ma arvan, et üks asi on seal see meie juuresolek, meie terapeudi juuresolek. Ja selle terapeudi juuresoleku teeb eriliseks see, et meie oleme see vahend seal lapsele, kes loovad selle turvalise keskkonna. Ja enne seda turvalist keskkonda tegelikult tuleb see suhe lapsega ja mulle tundub, et see suhe, mille me läbi mängu saame seal tekitada, see ongi lõpuks see, mis last kõige rohkem toetab. Et mu enda mõte haakub natuke mänguteraapiaga, aga üleüldse täiskasvanutega. Et mulle tundub, et mida suuremaks lapsed saavad, seda rohkem on neil vaja kodust väljas neid täiskasvanuid, kelle poole nad saavad pöörduda ükskõik mis murega. Ja meie oleme võib-olla see esimene aste mõnel juhul, mis näitab või et meil on võimalik näidata, et need turvalised täiskasvanud, need, kes päriselt hoolivad, need on siin maailmas olemas ja me saame olla nagu teejuhid võib-olla selles suureks kasvamise
sellel teekonnal, et anda lapsele see, et pöördu kellegi juurde või leia endale see täiskasvanu, kes näeb sinust seda sädet ja kelle juurde sa saad minna, kui sul on suur mure. Just, et me mudeldame siis sisuliselt nagu seda eeskuju seal. Ja võimalikkust. Või võimalikkust, jah, sest et mulle vahest tundub, et pere või kodu, ema, isa, vanaema, vanaisa võib-olla on need, kes niikuinii pakuvad sellele lapsele seda tingimusteta armastust. Ja see on nagu iseenesestmõistetav lapse jaoks, aga et keegi veel kuskil väljas näeb, et tema on väärtuslik ja sa saab selle sõnumi pidevalt, et võib-olla see on see mänguteraapia oluline osa, et see ei olegi ainult see mäng, et mäng on tõesti meie jaoks see vahend seal, aga just see, et meie ise oleme seal olemas ja laps saab meile toetuda, kui tal seda vaja on. Just, et sealt tuleb ka see välja just, et vanem, kes on emotsionaalselt oma lapsega, enamad kui emotsionaalselt oma lapsega seotud, on ju, et ta ei saa olla oma lapsele terapeudiks, aga terapeut neutraalse inimesena, kes tegelikult ju ka teraapiaruumis loob lapsele neutraalse keskkonna, kuhu ta saab tulla eemale kõigist oma asjadest või siis üks asi ongi see, et miks lapsed ju teraapiasse tulevad, on see, et nende elus on väga palju või mingisugune asi, mis käib neile üle jõu ja nad tulevad teraapiaruumi ja nad saavad teha näo, et seda asja pole olemas ja nad saavad korraks puhata sellest, et seda pole. Ja teiselt poolt on see, et neutraalne ruum ka selles mõttes on ju, et kui nad muidu kõnnivad mööda nööri ja pingutavad elu eest igapäevases elus, et nad ei teeks tüli on ju vanematele ja kõik oleks selline võimalikult harmooniline, nii palju kui nad saavad sinna kaasa aidata, siis nad saavad tulla mänguteraapia ruumi ja elada ennast välja. Ja see 45 minutit, 60 minutit nädalas, mis nad teraapias ühe korra käivad, võib olla tegelikult selline, mulle meeldib öelda vaimse tervise spa on ju, mis on tegelikult palju enamat, et see ei ole lihtsalt selline spa teenus on ju, et tahan lähen, ei taha lähe on ju, et see ei ole ainult heaolu teenus, vaid see on tegelikult lapse arenguks selline oluline hetk, et ta saab korraks oma keerulisest või üle jõu käivast olukorrast eemale ja mänguterapeut kui siis neutraliseerija tegelikult ja sellise normaalsuse, normaalne on muidugi mitme otsaga asi on ju, aga just, et sellise neutraalsuse looja. Mina ütlen tavaliselt selle kohta, et mul puudub lapsega nii tugev emotsionaalne side, et tema väljaütlemised või käitumised mind sellel määral mõjutaksid, nagu see võib mõjutada lapsevanemat. Ja võib-olla seda lihtsam on lapsel mind kasutada mänguteraapias selle isikuna, kellele saab enda mitte tõelist, aga seda sisemist mina näidata, mida mujal võib-olla väga hästi ei julge, sest et see on lastele ju hästi omane, et nad tahavad hoolitseda oma vanemate eest ja võib-olla peita mõnda keerulist asja, sest et see võib olla emmelissile natuke raske. Just see meie hinnanguvabadus tuleb siin mängu ja see, et me peegeldamegi lapsele selles keskkonnas, mis on hoitud ja ühel hetkel lapse jaoks tajutult turvaline on ju, peegeldamegi talle tagasi teda ennast ja meie kui peamine töövahend teraapias, et seal ongi, et alati, millised mänguasjad ja vahendid kõik peaks mängutoas olema, siis me tegelikult saame kõigi nende vahenditeta hakkama, aga ilma terapeudita mänguteraapiat teha kahjuks ei õnnestu kuidagi. Et seal ongi see terapeudi oskus ja teadmised siis sellest, et kuidas sellele lapsele teda ennast lähemale tuua, et ta mõistaks ise ennast. Meie oleme ainult töövahend seal on ju, et me ei ütle talle ühtegi asja ette ega ei suuna teda ei ühegi teema ega küsimuse ega millegi juurde on ju, et ta ise tegeleb oma asjadega ja lapsed on selle koha pealt imelised ju. Ise tervenevad organismid, kui neile luua toetav keskkond. Ja kõige tähtsam ongi see meie kuldlause, usalda protsessi. Just, usalda last ja usalda protsessi. Et miski ei käi kiiresti, et laps ise teab, kus on tema need kohad, mida ta saab kasutada enda tervendamiseks. Just. Ja me oleme piisavalt lähedal ja piisavalt kaugel. Et see on see, mis meid peamiselt nagu vanematest eristab. Kuigi lapse elus võime me mängida ka väga olulist rolli pärast pikka protsessi on ju. Ma arvan, et sai sellele esimesele Sirli küsimusele päris ammendava vastuse. Kõige viimasele. Kõige viimasele, jah. Nii. Millisele küsimusele sina tahad vastata? Või ma ei tea, vali ise mulle. Aga ma vaatan kohe, mis siin kirjas on, ega ma ju ka ei saa päris täpselt aru. Kas sul on tulnud ette lõbusaid ja naljakaid olukordi ja jaga mõnda neist meiega äkki? Oi, mul on tegelikult tulnud neid küll, aga tead, kui ma hakkan niimoodi meenutama, ega siis mul ei tule väga meelde.
aga ma mäletan küll, et mul on olnud hetki, kus ma turtsatan naerma mingi asja peale, mis laps ütleb või mingi asja peale, mis teeb ja mis on lihtsalt nii vahva. Ja see vahvus tuleb sellest, et laps käitub väga siiralt. Ma ei oska praegu ühtegi näidet tuua, no päris täpseid näiteid me ei võigi tuua, sellepärast et me peame hoidma seda turvalist ruumi lapse jaoks ja seda hetke, mis ta on meile usaldanud. Aga on küll ja neid tuleb teraapias ette ja vahel tuleb ka see moment, et kas ma ikkagi tohin naerda, kui laps ütleb näiteks roppusid sõnu meile. Ja see ei tule lapsel sellest kohast, et seda peab nagu hoidma kui nagu mingisugust traumat või sellist haavatavat kohta seal, vaid see tõesti ongi selline koht, kus laps lõbutseb ja mängib. Et need toovad ikka kaasa selliseid naljakaid hetki või see, kui lapsed on mulle halvasti öelnud. Need on ka päris naljakad, et ma näen siis ka vanemate ehmatust, et võõrale tädile niimoodi koledasti sai öeldud, aga sealjuures ju alati käibki see, et ega laps ei taha mulle midagi halvasti öelda, ta tahab lihtsalt näidata, kuidas ta ennast seesmiselt tunneb nendel hetkedel ja siis ongi see, et on küll maru naljakas, aga siis peegeldad lihtsalt lapsele tagasi seda, et ma saan aru küll, et sul on siin päris raske praegu olla. Mina olen täitsa võõras ja imelik kahju, võib-olla üldse on kole ka ja sulle üldse ei meeldi, mis värvi mu juuksed peas on. Jaa. Kusjuures ma jäin ka praegu mõtlema, et mul ei tule nagu ühtegi konkreetset näidet ja teiselt poolt loomulikult kogu see konfidentsiaalsus on ju, et mänguteraapias kui psühhoteraapias me hoiame konfidentsiaalsust ka 3-aastase lapse puhul, et sellist asja, isegi kui tuleks meelde, ei saaks rääkida, aga just meeles on see tunne, et mis jääb meile meelde, on ju, jääb meelde see tunne, et just nimelt erinevad turtsatused või mingid koomilised situatsioonid või just see ongi laste siirus ja vahetus on ju, et see situatsiooni koomika mõnikord on selline, et sa mõtled tagasi mingile hetkele ja sulle tuleb selline hea ja soe tunne. Ja just see olukorrast lähtuv, see, et seda võib-olla ei saagi isegi ümber rääkida õnneks, sest me ei tohigi seda teha. Aga jah, et nad tekitavad ikkagi neid olukordi ja seda kuidagi nagu muudabki selle kontakti veel nagu lähedasemaks lapsega. Ja. Selle terapeutilise kontakti siis. Et sa näed, et laps tunneb ennast hästi vabalt seal teraapias, et ta saab sulle öelda halvasti, et ta saab teha oma nalja seal. Et ega naljad ei tule ka siis, kui laps on väga pinges. Ja. Naljad ei tule, vähemalt siirad naljad ei tule siis, et kõik muu, mis tuleb muidu sellise pingega, ongi selline pingest ju kantud. Aga jah, et tegelikult naljad. Ma nüüd valisin väga keerulise küsimuse. Millised on olnud sinu jaoks kõige keerulisemad asjad mänguterapeudina? Kuidas sa oled need ära lahendanud? Kõige keerulisemad asjad mänguteraapiaga seoses on kaudselt mänguteraapiaga seotud. Et need ei ole kindlasti mänguruumis või teraapiatoas, et kõik võivad olla ka, aga pigem on need seotud vanemate ootustega oma lapsele eelkõige. Et mina täiskasvanuna suudan ennast ise kaitsta, aga laps ennast oma vanema eest, kui vanemal on talle seatud väga kõrged eesmärgid või siis ongi vanem ise on hädas ja see häda kandub lapsele ja laps igapäevaselt kannatab selle tõttu, et raskused ongi jah, pigem selles, et kuidas aidata vanemal mõista, et tema ise vajab eelkõige tuge, sest kui tema ei tunne ennast hästi, siis tema laps ei saa ennast ka mitte kuidagi hästi tunda. Et need asjad on omavahel seotud ja see, kui ma kulbiga põlevat maja kustutan, on ju, siis jah, okei, ma võin lapsele seda normaalsust seal kord nädalas luua, aga me ei jõua sellest palju kaugemale ja tegelikult selle lapse elu on varemetes ja ma arvan, et me võiksime ühiskonnana olla nüüd nii kaugel küll juba, et me suudaksime mõista, et terviklikult on vaja peresid toetada. Et see võib-olla muserdab mind kõige enam. Ma mõtlen, et mul haakub just selle sinu viimase lausega, et me võiks saada terviklikult peresid toetada ja natuke teise külje alt, et minu võib-olla kõige raskemad kohad on olnud need, kus ma pean olema järjekordne inimene, kes ütleb, et mina pole see õige.
ja ma näen, kui suurt sihukest nagu frustratsiooni või segadust see tekitab, et aga kes siis on see õige, kõik ütlevad, et nemad pole see õige. ja ma olen lihtsalt viimasel ajal eriti tabanud sellelt mõttelt ennast, et meil ikkagi nagu, ma ei taha olla kriitiline, aga meil Eestis väga paljud siuksed spetsiaalsed teenused puuduvad, mis aitaks lapsi väga konkreetsete asjade puhul, näiteks sensoorse integratsiooniteraapia, minu teada ainult üks on Eestis. Et noh, mingid asjad, mida meie mänguteraapiaga ei saa toetada ja ma pean seda ütlema vanemale, et ta on läbi vaeva minu juurde jõudnud ja ma ei oska talle ka soovitada seda kõige õigemat spetsialisti ja see vanem jääb kuidagi üksi. Võib-olla see, et just see vanema toetamine, aga kes toetaks, kui isegi spetsialistid ise ei tea, kes oleks see kõige parem tugi sellele perele ja sellele lapsele ja sellele vanemale. Ja see võrgustikku kuulumine, et me võiksime olla ju täiesti võrgustiku osa ja olla selles süsteemis sees niiviisi, et teised teaksid meist ja meie teaksime neist ja me saaksime teha koostööd just nimelt, et kui vanem läheb, on ju omaette teraapias, noh, ongi peres midagi toimunud või ongi keeruline olukord, et siis on võimalik kõigile osapooltele tagada selline sobiv toetus optimaalse ajaga. Sellepärast, et noh, kui võttes ka näiteks selliseid kriisijuhtumeid, siis kui laps jõuab õigel hetkel ja seda ei lasta liiga kaugele venida, on ju, siis tihtipeale piisab mõnest 4, 5, 6 korrast, on ju, et see olukord laheneb, kuidagi leeveneb ära ja vanemate toimetulek taastub ja kõik läheb nagu paremini edasi, et noh, et seal on see vanemate nõustamise moment sees. Aga kui need asjad lasta nagu üle aja, siis see, mis seal lapse sees on toimunud, see jõuab teda liiga palju lõhkuda ja siis nad jõuavad lihtsalt nii palju hiljem kohale ja siis võib see olla aastatepikkune töö, et kuidagi aidata selle lapse sees või temal endal siis neid asju uuesti oma kohtadele tagasi panna ja edasi liikuda. Just sihuke nagu selge tugiteenuste teekonna kujunemine võiks olla tegelikult sihuke suurem eesmärk ühiskonnas meil üleüldse, et vanem teaks, kuhu minna, mis murega minna, et oleks inimene, kes oskaks õigesse kohta suunata ja et need spetsialistid ikkagi teeks omavahel koostööd. Ja kindlasti. Ja noh, eks seal ongi ühelt poolt meie võimalus, kuna mänguterapeute Eestis on juba tegelikult piisavalt palju, et tõsta teadlikkus sellest, et mis asi see mänguteraapia on, et see ei ole lihtsalt mängimine, see ei ole lihtsalt see, et võta aeg ja mängi lapsega, et lapse juhitud mäng on lapse juhitud mäng, et see mõjub lapsele loomulikult teraapiliselt, aga see ei ole teraapia. Ja kui laps on ikkagi hädas, siis sellest, et vanem temaga kodus mängib, ei pruugi piisata. See on vajalik igale lapsele, aga see ei pruugi olla see, millest ainuüksi üksinda piisab. Ja teiselt poolt see, et mänguteraapia ei ole ka ravi, et on piirid, on nii alumine kui ülemine piir, et mida me ei tee ja milleks meil puudub lihtsalt pädevus ja oskused. Ja selleks on meil oskus suunata vanem edasi õige spetsialisti juurde, kui me teame, kes see õige spetsialist on. Just. Ja ikkagi see, et ka vanem ise on seejuures toetatud. Üks on nõustamine, üks on teadlikkuse tõstmine mingites teemades, aga teine on see, et ta ise endaga tuleks toime ja endaga, ennast ümbritsevaga tuleks toime. Kas võtame järgmise? Nii. Mida need aastad töötamist on sulle kõige rohkem laste ja lapsevanemate ja enda kohta õpetanud ja mänguteraapia kohta õpetanud? Issand, see on üliraske küsimus, sest et ma just eile mõtlesin selle peale, lihtsalt mänguteraapia peale. Ja ma pean ütlema, et ma ei saa enam endast ära lahutada mänguterapeuti või ma ei saa enam öelda, mida ma teadsin enne ja mida ma tean praegust. Et see on kuidagi niimoodi minus ühinenud, et ma ei oska seda isegi öelda, mis need lahusosad minus võiksid olla, mida ma olen juurde saanud. Ilmselgelt ma olen väga palju õppinud, aga see on kuidagi nagu minu nahaks kasvanud juba või olemusele nii omaks saanud, et ma ei oskagi öelda, mida ma ennem ei teadnud. Kas sina oskad öelda? Mulle tundub, et võib-olla
ma olin alguses, mitte et ma oleks ka alguses mõtelnud sellele, et ma pean nüüd hullult sooritama midagi ja midagi parandama ja tegema ja näitama ja tõestama midagi. Aga aastate jooksul ma selgelt olen õppinud usaldama protsessi rohkem, mitte rohkem, aga just see, et see päriselt toimib ja mõne lapse puhul ongi see, et on 6 korda, siis on aasta aega vahet, on jälle 6 korda ja teise lapse puhul on see aastatepikkune töö ja jätkub veel nii kaua, kuni ta vähegi haakub selle teemaga. Ja mõne lapse puhul ongi see, et protsessis endas, et ta ei ole kinni jäänud sellesse, et ta sõltuks terapeudist, vaid tema toimetuleku toetuseks on see vajalik, et ta käib siis kord nädalas teraapias ja samas teise lapse jaoks ongi see, et ta saab vahepeal hootiselt on ju tuge ja mõnel puhul ongi see, et need mõned korrad lahendavad tema jaoks selle akuutse probleemi ära ja elu läheb edasi. Ja samas ongi jällegi kui see positiivne kontakt on loodud, siis on ka teada seda, et kuidas lapsed tagasi teraapiasse jõuavad, ongi see, et ka vanemad teavad juba, et ahaa, okei, me oleme mingisuguses analoogses olukorras. Eelmine kord toimis see, et vaatame, kas seekord toimib ka see, on ju, et ei pruugi, on ju, aga võib. Ja kui me võtame nüüd, on ju, teraapia vormidena, siis loovteraapiad ei sobi kõigile lastel, on ju, ja seal veel spetsiifilisemaks minnes on ju, et neil võib olla tõrge ühe, teise, kolmanda asja vastu, aga mänguteraapia oma valikute rikkuses on ju tegelikult suhtlus ja suhe ja seal leiab iga laps endale midagi ja kui keegi julgeb tulla ütlema, et see laps ei oska üldse mängida, siis ma tunnen, kuidas minust tekib sisemine ärritus sellepärast, et kõik lapsed mängivad. Jah, küsimus on vist selles, et mida me siis täiskasvanutena mänguks peame. Just. Ja see vaade, et minu mängukäsitlus täiskasvanuna üldse on õige ja selles mõttes, et ainuõige. Just, et mäng ei ole ainult see, et laps mängib nüüd on ju kokka ja autojuhti või see, et laps paneb legosid kokku, on ju. Et mängimine on nagu nii palju rikkalikum ja suurem, et me kõik mängime, ka suured mängivad. Ja ma mõtlen praegu sinu vastusest kinni ja ütlen, et võib-olla jah, see, mis on kogu aeg kasvanud, on nüansitunnetus. Et sa tunned juba mingisugustest väga väikestest, alateadlikult väikestest märkidest saad aru, millal laps mängib, mida ta mängib, kuidas ta mängib, kas ta mängib päriselt või ta mängib mängimist. Kas ta on, kui võrta sind juba usaldab ja kas ta on täitsa päriselt kohal ja sinuga harjunud. Et võib-olla nendes asjades jah, see nüansitunnetus kogu aeg nagu läheb nagu teravamaks. Ma ise kujutan endale ette, et mänguterapeut on nagu see vanaaegne raadio, millel tuleb samaaegselt liigutada antenni ja siis seda kanali nuppu ja sa üritad terve selle seansi aja ennast kogu aeg sellele õigele lainele panna. Kogu aeg häälestud. Ja kusjuures tegelikult kindlasti, mis on nende aastatega tulnud vahepeal ja just nimelt erinevatel mänguteraapia koolitustelgi käies, on see eneseteadlikkus ja eneseanalüüsivõime ja selline mõistmine, et miks ma midagi teen ja kuidas mingi asi, mida mina teen, võib mõjutada last või mingi asi, mida mina mõtlen, on ju, võib mõjutada last. Et me suudaksime olla võimalikult neutraalsed ja võt selleni jõudmine, et see ei tule nii hoobilt, eriti kui sa tuled veel kuskilt mingi teise taustaga, mis on lähedane, et siis see rollist arusaamine ja ümberhäälestumine, et samamoodi, et kriisinõustajana ma pean tegema teist tööd, on ju, ma ei ole seal mänguterapeut ja mänguterapeudina ma ei tee kriisitööd, on ju, et need on 2 eraldi asja ja kui ma ühes võib-olla annan sekka vahepeal ka nõu ja teen 1, 2 ja 3, on ju, info mingisuguse kinnitamise mõttes, siis teises ma ei tee seda ju kunagi, on ju, põhimõtteliselt, et see on hoopis teisel tasandil töö. Aga seda vist polegi võimalik kuidagi nagu sellel nagu teoreetilisel tasandil ära seletada, et see ongi see, mis tuleb töötades. Sa tunned selle ära, et nüüd sa lähed sinna ja nüüd sa oled seal koos selle lapsega.
jah, et see on selline asi, mis tuleb ka aastatega ilmselt ja mida nii-öelda teoreetiliselt koolis selles mõttes ei saa, et sa pead selle koha ise kätte saama ja see on väga mõnus tunne, kui sa selle lõpuks kätte saad. ja no vaata, nagu sa alguses ka ütlesid, siin on ju selle teema või selle küsimuse alguses on ju see ka, et sa oled nagu läbi ja lõhki mänguterapeut mingis mõttes on ju, et sa ei erista ennast nagu sellest ära enam, et mitte see, et ma lähen nüüd on ju teraapiatoast välja ja hakkan kõigile teraapiat tegema, kaugel sellest on ju, aga just see, et need oskused, mis sul on, et sa ei keera neid on ju nupust maha. Loomulikult, kui sa oled väsinud, frustreeritud on ju oma lastega või mis iganes tingimustes, me oleme lihtsalt inimesed vahepeal ka on ju, sa ei jõua alati peegeldada ja olla nagu 125% kohal ja häälestunud alati on ju, et seal sa oled vahepeal sina ise ka on ju kõigi lisadega, aga sul on need oskused olemas ja tegelikult, kui sa mõistad, et noh, olukord on kriitiline, siis sa tegelikult võtad kogu oma selle varasalve sealt on ju taskust välja on ju ja kasutad seda. Tead, see ongi see, mida ma mõtlesin, mida ma enam maha ei keera, ei olegi see, et ma olen nüüd igas hetkes terapeut, seda ma absoluutselt ei ole, seda ma olen ainult siis, kui laps mulle tuppa astub. Aga see on vist siuke nagu maailmavaate küsimus, mis ma olen kaasa võtnud sealt, et kuidas ma maailma üldse näen ja seda ma ei suuda enam maha keerata. Et see on siuke olemise viis, et mis tuleb nagu kaasa. Et muidugi, isegi kui ma olen närvis ja pahane ja ütlen vahel enda lastele asju, mida ma ei peaks ütlema, mida tuleb ikka ette. Et ma ikkagi suudan nagu seda analüüsida hoopis teise vaatepunkti alt, kui ma seda tegin kindlasti vanasti, kui ma veel ei olnud õppinud mänguteraapiat. Ja vastavalt sellele ka siis reageerida sellele, kuidas mina olen reageerinud. Ja kusjuures mul haakis praegu veel ka see nüanss, et kui me sattume, mänguterapeudid mõnikord ju vaata peavad andma mingisuguseid kirjeldusi välja oma toast on ju erinevatel eesmärkidel ja selgitama mingisuguseid asju, mida nemad märkavad ja näevad. Ja siis on ikkagi see, et mis see minu lähtekoht on. Et me ei vali pooli on ju selles mõttes, et me oleme neutraalsed, aga ilmselgelt oleme me see lapse hääl ja me oleme igal juhul lapse poolt. Et seal on see, et kui küsitakse ka, et kui ma vanema poolt ma olen, siis ma ei saa olla kummagi vanema poolt on ju, ma olen lapse poolt. Et ma olen see tema käepikendus sellel hetkel ja aitan tema kohta maailmas kinnitada. Et sellest ma olen ka aastate jooksul nagu tõsist tööd tehes paremini hakanud aru saama. Et see teadmine oli enne sees, aga just see, et üteldagi välja, et vabandust on ju, et ma olen siin ainult selle jaoks, et kinnitada seda, mida mina näen, mida laps vajab ja kus ta omadega on. Just, jah. Võtame järgmise. Kas mina küsin või? Sa võid küsida. No ma küsin. Kas lapsed, kes sinu juures käivad, jäävad sulle südamesse ja kuidas sa siis sellega hakkama saad, kui nad lõpuks selle teraapia lõpetavad? Muidugi jäävad nad südamesse. Sa teed ju kogu seda tööd läbi südame ja kui keegi julgeb mulle tulla ütlema, et empaatiavõime põletab läbi, siis annab vastu näppe ja ütlen, et kui mul ei lubata olla empaatiline, siis see on see, mis põletab mind läbi. Et seda olen ma ka märganud nagu eelmises elus ja eelmistes töödes, et hoolimine ja selline läbi oma südame laskmine ei ole kuidagi see, mis mind halvaks või ei laseks mul tööd teha või paneks mind liialt lukku ja kinni ja liialt hoolima. See, et me võtame vahel enda kliente enne voodisse kaasa, on ju, mitte otseses mõttes, aga kaudses mõttes, on ju, et see on normaalne, on ju, sellepärast, et mõni lugu ongi see, et mingil hetkel ta kuidagi ju haakub meie närvisüsteemiga ja haakub meie enda kogemuste ja lugudega. Et see on normaalne, aga ongi küsimus, et kuidas ma sellega toime tulen. Ja kui ma tulen sellega toime, jah, ma täna õhtul mõtlen, et okei, mida ma peaksin sinna kokkuvõttesse kirjutama, on ju. Et see on nagu selline professionaalne empaatia või selline konstruktiivne empaatia, mis on selgelt läbi südame. Aga see on, ma olen suuteline sellega kuskile kõrvale pakkima. Et loomulikult on ju
valus on ja mingis mõttes ka valus on ju, aga et noh, kurvaks teeb see on ju, et kui on näha, et laps vajab tuge on ju, aga mingitel põhjustel seda otsustatakse, kas ei ole rahastust on ju, või ei ole võimalusi või ei ole tahtmist on ju, et sa ei lähe sinna kauplema, sa ei lähe sinna on ju kedagi veenma ja sundima. Aga samas ongi see, et noh, kurvastus on normaalne. Ma tunnengi ennast kurvalt sellepärast, et noh, et ma näen, et tegelikult see võiks olla praegu see, mis seda last sellel hetkel toetab ja ta võib-olla jääb ilma abita. Aga üldises plaanis ma arvan, et hoolimine ja see, et need lapsed aastate pärast tulevad kuskil tänava peal karjudes sulle vastu on ju, ja tunnevad sind ära ja siis mul on üks laps, kes kutsub mind karutädiks ja siis ongi see kaugelt eemalt juba karutädi. Et see on armas ja see on tore ja näha nende väikeseid edusamme, et mõned vanemad ka ongi see, et mingi aja tagant annavadki märku jälle, et noh, et nüüd me juba käime koolis, nüüd me juba teeme seda, teist ja kolmandat on ju ja meil läheb palju paremini või nüüd on meil natukene kehvem on ju, aga et noh, me oleme hakkama saanud on ju, et ka see, et mul on mingisugune väikene kontakt kuskil seal kirjadel olemas, et see toidab samamoodi on ju, et noh, minu ülesanne ei olegi ju neid enda külge haakida, enda pereliikmeid neist teha, vaid ongi see, et mina annan oma panuse sellega, et ma olen sellel hetkel selles kohas, et noh, nii nagu lapsed praegu siin on ju, et ma olengi vahetult praegu siin nendega koos ja see, et ma nendega koos olen olnud, see jääb mulle meelde ja noh, ma oleks ikka ja ma võin unustada isegi vahepeal nimed ära, aga ma ei unusta nägusid ära ja kindlasti ei unusta ma ära seda tunnet, mis mul seal olnud on, et lapsed oskavad imeliselt südamesse pugeda. Ja ma olen kõigega, mis sa ütlesid nõus. Ma mõtlesin, et kuidas mina endale juba lasteaiaõpetajana kuidagi nagu sõnastasin seda, vist oligi see, et kellel on seda vaja. Et kas minu seda igatsust on vaja lapsel või minul. Ja kui kuidagi nagu läbi selle, et mina ei haagi ka neid enda külge läbi selle, et ma kuidagi hoiaks neid enda küljes sellega, et kas ma olen ikkagi oluline, et mina ei peagi lapse jaoks tegelikult üldse oluline olema. Et see kuidagi on hästi vabastav, et ma olengi selle, nagu sa ütlesid, sellel hetkel ja siin vajalik ja on täiesti okei, kui laps mind täiesti ära unustab, sest ma olen oma töö siis selleks hetkeks teinud ja see eesmärk ju tegelikult terapeudil ongi see, et lapsel ei lähekski mind vaja ja võimalikult kiiresti ei läheks mind vaja. Et me tegelikult ju oleksime jumal õnnelikud, kui meil ei oleks ühtegi klienti tänu sellele, et neil ei olegi meid vaja. Just. Ma olen suga täielikult nõus selles osas ka. Jah, et see on nagu beebide musitamine. Et noh, selle kaudu ma mõtlesingi, et mina tahan beebit musitada, aga kas sellel beebil on tegelikult seda vaja? Ma mõtlen võõrast beebit. Et no tekib siuke tung ju, et ta on nii nunnu, tahaks talle sinna pea peale musi teha ja seda lõhna nuusutada. Aga tegelikult sellel beebil ei ole seda vaja, kui ta on võõrast beebi. Et see on ainult minu see soov, et ma nagu mõtestan seda lastega tööd nagu natuke samamoodi. Et mina olen selle lapse jaoks, aga minu need soovid või tahtmised ei ole sel hetkel tegelikult olulised. Ja me ei ole ka nii nagu lähedased ju lapsega selles suhtes, et laps ei vaja ka seda, et meie ütlemegi, et vaata, mis teeb vahe sisse vanemale ja terapeudile on see, et vanem on emotsionaalselt lapsega nii lähedalt seotud, et laps vajab seda, et vanem tunneks emotsionaalselt ennast hästi selle jaoks, et tema saaks ennast hästi tunda, see koos on ju toimimine seal. Aga terapeut on professionaalselt on ju kannab enda eest hoolt, et ta jaksaks lapse jaoks seal olemas olla ükskõik mis raskust kanda, mida seal siis vaja on kanda ja siis ta laseb tal minna ja olla. Et noh, see suhe on juba teistmoodi on ju, et see ei ole kunagi selline, et ma võtan sinult midagi, et anda sulle midagi on ju, et noh, me ei anna ega ei võta niiviisi on ju mitte midagi, vaid me tegelikult noh, meil on ressurssi nii palju, et meil on võimalik anda lapsele seda, mida tema sellel hetkel vajab ja mida võib-olla vanem sellel hetkel üksinda ei jaksa või ei saa anda või need teised inimesed lapse elus seda ei suuda teha. Just, jah. Et meil on see distants, meil on see turvaline distants tegelikult ja see loob turvalisust nii meile, kui ka tegelikult ka lapsele. Just. Aga läbi meie südame peab see ikka käima. Kui me ei hooli oma tööst ja lapsest, siis on keeruline. Ja, et see käib alati ikkagi selle lapsest hoolimise, empaatia ja kõige sellega, mis sa juba sinna ette nagu kirjeldasid, et see ilma selleta tõesti ei ole võimalik seda tööd vist teha. Kui sulle lapsed ikka ei meeldi, siis sa seda tööd tegema ei tule. Ja see on täiesti okei, kui on täiskasvanud, kes ei sobigi lastega töötama. Sellepärast olemegi meie.
no just nimelt, igalühel omad jutud on ju. just. Nii, milliseid küsimusi me nüüd siit vaadanud ei ole? no ma ei tea, aga ega me kõiki ei pea nüüd ka vastama. Milliste teemade ja muredega lapsed sinu juurde kõige enam jõuavad? tead, see on väga kummaline asi, et need teemad ja mured tulevad kuidagi sarnastes gruppides. ma ei tea, kuidas seda nimetada, kas see on mingi anomaalia või see on mingi üleloomulik jõud, mis toob hästi tihti hästi sarnaste muredega lapsed korraga. ja siis nad käivad ära oma protsessi ja siis tulevad uute muredega lapsed, kes on ka sarnased. et see on midagi väga kummalist. kui ma olen teiste terapeutidega rääkinud, siis ma olen kuulnud, et teistel on ka nii juhtunud. võib-olla see on see, et sa hakkad ise mingeid asju rohkem tähele panema, aga võib-olla on mingisugune teemade külgetõmbejõud siis seal. et ega ma tegelikult ei oska niimoodi välja tuua, et mis on need põhilised teemad, millega lapsed tulevad, sest nad tulevad ikkagi väga-väga erinevate teemadega. ja noh, võib-olla üks teema, mis on selline läbiv, võiks olla see, et tihti on vanemad segaduses ja ma saan aru, et selle segaduse taga on see meie üldine hästi suur infohulk, mis kogu aeg jõuab vanemateni ja justkui selline info, mis annab neile mõista, milline laps peaks kogu aeg olema. ja mulle lihtsalt praegu tundub ka see, et meie ootused lastele on muutunud ebamõistlikult kõrgeks. ja siis needsamad ootused, millele lapsed siis nagu ei suuda tegelikult oma ea tõttu vastata, toovadki need vanemad oma muredega meie juurde teraapiasse ja siis me saame olla need filtrid, kes ütlevad, et ei, 3-aastane peabki selline olema. 4-aastane võibki seda teha, et see on täiesti normaalne ja see on täiesti eakohane. et võib-olla see on niisugune nagu läbi erinevate nende murede, mis tulevad, et see on niisugune nagu praegu niisugune valdav asi, mis sealt nagu välja tuleb, et tegelikult tuleb hästi palju kinnitada, et lapsega on kõik korras. ja vahepeal vajab toetust hoopis keskkond, kus laps peab viibima. noh, näiteks õppeasutused. ja just, kusjuures sealt ongi tihtipeale see, et vanemal on nagu lapsega kõik okei. Kodus ei ole probleeme, aga just signaalid tulevad on ju haridusasutuse poolt ja siis ongi see, et kes ei oska kääridega lõigata seal 3-aastaselt ja kes veel mida on ju, ja siis see surve vanemale, et harjutage tehke on ju, aga laps kodus ei taha neid kääre üldse kätte võtta on ju, ja siis kogu see noh, seda kõike on liiga palju on ju, ja siis ongi lapsuke jõuab teraapiasse on ju, me ei hakka talle ka kääridega lõikamist õpetama on ju, üllatus küll, et noh, need ootused ja surve lastele on ju, on vahel noh, ebarealistlikult kõrge just, et see teadlikkus haridusasutuse poolt me ju eeldaks ja ootaks, et nad on kursis nende asjadega, aga vahel ei ole. Vahel ei ole ja ma tõesti mõistan lapsevanemaid, kellele jõuab lihtsalt läbi sotsiaalmeedia ka väga palju niisugust vastakat infot nende samade juhistega, et mida kõike laps peab oskama, mis vanuses, kuidas neid lapsi treenida ja see kuidagi kustutab ära vanema enda instinktid selle lapsega tegutseda ja selle täiesti loomuliku keskkonna pöörab pea peale täpselt see, et vanem ei ole kodus õpetaja, et ta võib täitsa rahulikult olla vanem, et see ongi see, mis ma tunnen, et meil on kogu aeg nagu rutt, et ma ei saa täpselt aru, millisest rongist need lapsed maha võivad jääda siis, sest mulle tundub, et mida kiiremini me surume neid järjest järgmistesse vagunitesse, seda suurem kahju võib lapsele tekkida, sest et me sunnime nad üle hüppama mingitest väga olulistest arenguülesannetest ja kui need jäävad täitmata õigel ajal, siis neid esiteks ei saa enam mitte kuidagi tagantjärgi ära täita ja teiseks tekivad mingisugused kompensatsioonid, mis hakkavad mõjutama siis iga järgmist seda arenguetappi. Et ma ei tea, ma sageli pean ütlema lapsevanematele lihtsalt, et võtame äkki rahulikult, et see, mis toimub lapsega, see ongi normaalne. Et ta käitub täitsa eakohaselt ja tal ongi vaja lihtsalt selles arenguetapis sellist ja sellist tuge. Just, ja nad satuvad vaata ju sellisesse
kinnisesse ringi, et kui tulebki signaal on ju lasteaia või kooli poolt on ju, et kogu aeg on mingi jama, vanem on mures, otsib lahendusi, aga ei leia neid on ju. ja see vanema murelikkus kandub edasi lapsele, sest laps ei saa aru on ju, et mis toimub, tema ei oska ka ju seda kuidagi lahendada ja siis ongi, meil on hädas kool, hädas vanem, hädas laps on ju. ja kust otsast me seda siis nüüd lahendame? Mänguterapeudina meie ei lahenda ju mitte midagi, aga lihtsalt ongi see, et see laps käib meie juures, me loome talle vahelduseks mingisugust normaalsust. Vanem kuuleb meie käest, et laps tuleb väga kenasti toime, on ju, tegutseb ja keskendub ja hoiab tähelepanu ja kõik asjad on nagu, tundub, et paigas on ju, et küsimus ongi see, et mis seal koolikeskkonnas või lasteaiakeskkonnas siis tegelikult toimub. Ja loomulikult me ei saagi võrrelda seda, et mis on grupidünaamika on ju ja mis on meie juures, et need kaks asja ei ole võrreldavad, et kui see õpetaja oleks seal 120% on ju ühele lapsele pühendunud, siis oleks seal ka hoopis teised teemad võib-olla on ju. Et need asjad ei ole võrreldavad ja samamoodi on see, et see, mis toimub lasteaias või koolis, neid asju lahendatakse seal kohapeal. Meie neid kaugelt distantsilt ei lahenda ja vanem kodus ka ei lahenda neid. Ja vanem ei saa ka kodus on ju pidada seal lapsele epistlit on ju selle kohta, et käitu nüüd homme nii ära, nüüd homme tee nii on ju. Kui lapse närvisüsteem on ju seal lasteaias või koolis on ju sellel hetkel reageerib niiviisi. See ei ole kontrollitav on ju, aga me peamegi suutma luua lapsele piisavalt tugeva on ju ühelt poolt ressursside pagasi on ju, et ta tuleks iseendaga toime ka sel hetkel, kui võib-olla katus tahab ära sõita ja teiselt poolt see tugi peab tulema seal koha peal, peab laps saama tuge. Nad lihtsalt unustavad need olukorrad ära õhtuks ja see teooria, mis me oleme neile sisestanud hommikul, seda nad paraku sellest, ütleme siis kriisiolukorras, kus sõber on ära võtnud auto, enam kätte ei saa sealt peast. Nad võivad pärast väga ilusti rääkida, mis nad oleksid võinud teha, aga see lihtsalt need kaks teadmist ei jõua sellel hetkel enam omavahel nagu ühilduda ja laps ikkagi käitub nii, nagu talle see esimene reaktsioon on kas siis kedagi lüüa või siis oma mänguasi ära võtta. Ja see on tegelikult on see täiesti normaalne. Just, ja see ei ole see aju mõtlev osa, on ju, see ei ole planeeritud, et et ta nõudetropp ja ma lähen nüüd panen talle vastu pead selle eest, on ju. Et see on reaktsioon, mis tuleb enne seda, kui ta üldse mõtleb midagi, on ju. Ja katsu seda selgitada, on ju, sellele ei pruugigi tihtipeale sõnu olla ja siis ongi see, et sunnime lapsi jõuga vabandama, on ju, mida see annab neile. Ja see, et me ütleme, et see on normaalne, ei tähenda, et me ei mudeldaks talle, kuidas õigesti käituda. Et siin me ikkagi loome turvalised piirid kõigile lastele ja normaalsus ei tähenda jah seda, et me ütleme, et võibki lüüa, vaid normaalsus tähendab seda, et me mõistame, et laps käitus niimoodi sellepärast, et ta on ealiselt selles kohas, aga me alati anname talle ka selle teadmise, et kuidas saab teistviisi neid asju lahendada. Ja seda saabki teha ainult koha peal, sest et tõesti pärast ta ei mäleta seda. Ja siuke hea teadmine on veel see, et minu meelest, et me ei pruugi ka seda teada, mis juhtus ennem seda intsidenti võib-olla 10 minutit tagasi. Et seetõttu on ka see vabandamine võib-olla siuke nagu lapse jaoks ülekohtune, et aga võib-olla Juhan ütles 10 minutit tagasi enne seda lööki sellele Jaanile, et ta on täitsa loll. Ja siis tekkiski sealt viha ja nüüd tekkis võimalus ühel teist siis lüüa selle põhjusele, aga jah, et kui me seda lööjat siis karistama hakkame või vabandame sunnime, siis tema jaoks võib tunduda, et see on väga ebaõiglane, sellepärast, et tema juba ütles mulle halvasti. Vahel on seal hoopis õpetaja koht vabandada, et tema magas maha selle hetkel. Et eks seal ongi need erinevad nüansid ja samas ongi see, et mida sa vajad selleks, et me saaksime siit sõbralikult edasi minna, on ju, et ei pea omavahel sõbrad olema. Aga see, et me saaksime sõbralikult hakkama siin keskkonnas nii, et mitte keegi päriselt haiget ei saaks. Et see on grupis vahel paras väljakutse, aga see on samamoodi oluline. Jah, et sageli võib-olla see teema ongi, et lastel rohkem luua neid võimalusi, kus nad saavad grupis, oma seltsis, omavahel tekitada neid olukordi ja neid ka ise ära lahendada. Et teinekord on see ka hästi oluline. Et mida mänguteraapias ju vaata ka ette ei tule, et nad ei lähe meiega niimoodi tülli ja ei oska seal meiega niimoodi ära leppida, sellepärast, et see on hoopis teine keskkond. Et lastel on tegelikult hästi vaja seda tunnet, et nad saavad ise omavahel kokkuleppele, need asjad, mis on neile jõukohased, et see, mida tegelikult nii-öelda vanasti lapsed küla vahel ise tegid ja ise ära lahendasid, et kuhu täiskasvanu siis niimoodi ei sekkunudki üldse.
tead, aga ma hakkasin praegu mõtlema, et tegelikult mänguteraapias laps ise mõnikord valib sellised mängud, kus ta tekitabki neid olukordi, on ju, võib-olla ka groteskselt, on ju, et nagu väga äärmuslikult või siis kuidagi hoopis kaude ja ringiga, on ju, aga nad tegelevad nende teemaga, nad tegelevad ebaõiglusega, kui nad on tundnud, on ju, et ongi keegi pannud neid vabandama, jumal teab, mingisuguse vale asja eest, mille eest nemad pole tundnud, et nemad oleks üldse vabandama pidanud, et nende ees oleks pidanud vabandama keegi. Et nad tegelevad ühelt poolt nende kahjudega, mis on neile tekitatud ja teiselt poolt analüüsivad neid asju. Võib-olla nad ei jõua selliste tervislike ideaallahendusteni, on ju, mida meie võib-olla oma normidega ootaksime alati, aga nad testivad ja katsetavad ja vaatavad, kuidas need asjad toimivad. Ja ma olen 100% nõus. Ma vist mõtlesingi seda, et enne kui nad meie juurde jõuavad neid asju pärast lahendama, tegelikult võiks olla neil võimalus neid enne oma selles mängukeskkonnas omavahel katsetada niimoodi, et täiskasvanu ei sekku. Just seal. Et seda ebaõiglust seda täiskasvanu poolt võib-olla ei tulegi. Et me paneme kellegi vabandama ebaõiglaselt. Et see omavaheline mäng, kuhu täiskasvanud ei sekku, on ka laste jaoks ülioluline, mida ma näen, et natukene on vist vähe, sest et me kõik tahame lihtsalt kaitsta oma lapsi, me tahame neile kõige paremat ja ma näen, et see ei tule üldse sellest kohast, et ma tahaks seda hullult kontrollida seda last, aga just see, et ma ei taha, et ta tunneks kurbust, ma ei taha, et tal oleks valus ja paha ja ma siis vanemana teen kõik selleks, et tal oleks kõik hästi lihtne. Ja see tuleb ju kõige suuremast armastusest, et ei saa üldse pahaks panna seda, aga see on nagu siuke harjutus võib-olla vanemale, et enda süda vahest kõvaks teha ja teada, et see on selleks, et tal on seda tegelikult vaja. Ja teine asi, mis sellega minu jaoks hästi kaasas käib, on see, et ma sellel hetkel annan lapsele selle vastutuse, mida ta jõuab kanda. Ja see on lastele nii suur asi, et nad teavad, et nad saavad sellega hakkama. Et ma läksin eile Mikuga riidu, aga ma tahan temaga mängida ja ma mõtlen ise välja, kuidas ma saan temaga mängida. Ma võtan kodust kaasa oma mudelauto ja näitan seda Mikule. Äkki siis tema on minu sõber edasi. Ja niimoodi nad tegelikult ise väga nutikalt leiutavad neid viise, kuidas ära leppida. Et see ei pea üldse olema vabandus, aga see, et kuidas nad ise leiavad need võimalused, kuidas uuesti seda kontakti luua. Ja vahel need tulevad ka ilma igasuguse plaani ja programmita. Et nad lihtsalt leiavad, et täna mängivad jumala kenasti koos, et ei ole üldse mingisugust muret. Ja see on see vastutus, mida nad jaksavad tegelikult kanda. Siukeste omavaheliste väikeste suhete klattimine ja nad tunnevad ennast ikkagi neid asju tehes väga võimsatena. Optimaalne frustratsioon on ju, et sa areng toimub ainult selles kohas, kus sa pead pingutama, kus on ebamugav, aga on niiviisi, ütleme, mugavuse piiri peal ebamugav on ju, et sa tuled sellega toime, sa kuskile ei lenda orbiidile ära sellepärast, või kuskile ei sula ära päris on ju, aga et sul on võimalik on ju tõestada iseendale ennast, et ma sain hakkama, ma sain ise hakkama ja loomulikult on olukordi, kus lapsed vajavad seda, et keegi kuskil jälgib ja vaatab on ju ja lahutab nad ära sellepärast, et lapsed tulevad väga erinevatest kohtadest, väga erinevate lugudega ja väga erinevatel hetkedel on ju, et laps, kellel on keerulised kogemused taustal on ju, võib tahtmatult teha teistel on ju samamoodi viga ja me ei pruugi seda nagu aru saada sellel hetkel, aga hilisemas elus tulevad need asjad välja on ju, et võt see asi mõjutas mind nagu väga-väga sügavalt. Ja seal ongi see täiskasvanu tarkus, need hetked tegelikult ära tunda, et kus mind on vaja ja kus mind tegelikult ei ole vaja, et kus see laps saab ise hakkama, kus see laste kollektiiv saab ise hakkama. Et poissi on äge jälgida, kuidas nad madistavad ja kuidas nad pärast seda madinat on kõige suuremad sõbrad. Et selles suhtes, et ma ei ole tüdrukuid lihtsalt näin niimoodi madistamas, et neil käib see natuke teistmoodi, et lasteaiaõpetajana lihtsalt sellised poiste olukorrad olid nagu tavalisemad või tüüpilisemad, et asjad lahendati kätega ära ja sealt edasi olid kõik kõige suuremad sõbrad. Nüüd lähme autodega mängima. Jah, nüüd lähme autodega mängima. Just. Ja kui ma mõtlen ka praegu nüüd nende selliste tüüpilisemate teemade ja murede peale, kes minu juurde satuvad, siis mul on võib-olla see, et kui sul on vaata selline, inimesed tulevad lihtsalt on ju sinu juurde, siis mul on natukene selline spetsiifilisem olukord võib-olla juba, et ühelt poolt õppenõustamiskeskuses ongi see, et jõuavadki erinevad lapsed oma haridussüsteemis tekkinud muredega ja teiselt poolt eravastuvõtus ongi siis see, et kuna ma olen olnud
aastaid ka juba on ju kõikvõimalikes kriisi- ja leinateemades sees, siis noh, sageli on need sellised lapsed, kellel on siis kuskil midagi juhtunud. Üsnagi noh, sageli on juhtumas, hakkab juhtuma või just juhtus, on ju. Ja vahel siis arva ka, et noh, et juhtus kaua aega tagasi. Et mulle tundub, et mul on võib-olla selline noh, kliendibaas on natukene nagu selliseks spetsiifilisemaks muutunud lihtsalt aja jooksul, et aga jah, see ongi see, et ega seal ju kokkuvõttes on see, et lapsed tulevad on ju mingite kindlate tellimus on selle kohta võib-olla jabur ütelda, on ju, aga et noh, et ongi see, et mingisuguse nimetusega asi on küljes, on ju, et meil on see probleem, siis kokkuvõttes võib ju alati ilmneda, et lapsel on hoopis mure mingi kolmanda asja pärast, on ju. Et see on lihtsalt sümptom, mis paistab kuskilt välja. Jah, see on üsna tavaliselt ongi niimoodi. Ja lapsele ei pruugi see üldse nagu oluline teema olla. Ja lõpuks me tegelemegi ikkagi ainult sellega, mis on lapse jaoks oluline teema. Või laps ise tegeleb. Või laps ise tegeleb, jah. Sellega, mis on talle oluline. Jah, just, et laps tegeleb täpselt sellega, millega tema peab tähtsaks tegeleda. Just. Nii, kas me võtame veel ühe küsimuse või ütleme lõpusõnad? Vaatan, me oleme tund aega siin lobisenud. Kuule, me oleme 8 küsimusest vist. Kas me 6 jõudsime ära rääkida või? Kuule, ma ei teagi, me lobiseme nii pikalt nende kallal siin. Mulle tundub, et number 2 me vist ei rääkinud ja number 4 ei rääkinud. Jah, vist küll mitte, jah. Aga need natuke nagu ka kordavad, nii et ma arvan, et Sirli väga pahaks ei panema, kui me kõiki nagu läbi ei võta. Aga me siiski julgustame mänguterapeute endid siia küsimusi saatma ja saatke ka seda, et keda te kuulata tahate. Et millist mänguterapeuti tahaks veel kuulata, võib-olla tegeleb Eesti kuskil kauges maanurgas terapeut, kelle kohta te olete kuulnud, aga mida ta täpselt teeb, tahaks teada. Et siis me püüame ta siia Tartusse meelitada. Jaa, see on hea mõte. Jah, aga on sul, Eva, siuksed sümboolsed, kaunid lõpusõnad siia kokkuvõtteks öelda? Mulle tundub, et mu pea on tänaseks üsna tühjaks saanud. Aga ma arvan, et see sõnum, et kuulake südamega ja olge südamega kohal. Et olete te siis mänguterapeut või lapsevanem või õpetaja või keegi teine, kes lapse elus kuidagi osaline on, siis olge olemas laste jaoks ja mängige nendega. Laske neid mängu juhtida. Ma arvan, et see on väga oluline sõnum, sest laste jaoks on tähtis iga täiskasvanu, kes suhtub neisse lugupidavalt ja austusväärselt ja lihtsalt inimlikult. Et see on väga hea lõpusõna. Ma rohkem ei ütlegi midagi. Ma tänan väga Eevat, kes tuli Tallinnast siia meiega juttu vestma. Ja näeme juba või kuuleme, kes kus järgmisel korral ja siis ma ei tea, kes siin on, kas mina või Sirli või hoopis keegi kolmas. Aitäh! Aitäh ja kuulmiseni!